ja siis ma olin seal peegli ees, panin endale ilusti ema lokirullid pähe ja siis tantsisin ja kujutasin ette, et ma olen maailmakuulus baleriin. Olen Vilve Vene, firma nimi on Tuu ja niimoodi lihtsalt öeldes, mida me siis teeme, on me ehitame kaasaegset pangandusplatvormi. Seda kõik mõtlevad, et tehnoloogia maailmas on midagi hästi sellist kastis ja kinnist ja reguleeritud. Tegelikult selleks, et olla siin hea, see on looming. Me tegelikult loome seda, mida me teeme. Kui sa oled ettevõtja, mida sul on hästi vaja, et sa võid olema hästi uudishimulik, et kogu aeg nagu midagi muud uut õppida, teistelt õppida, endast õppida, oma kogemustest õppida, maailmast õppida. Et ma arvan, et see on põhiline. Oma esimese firma asutasin ma koos oma kolleegidega, sõpradega aastal 2002. Ja siis juhtus tegelikult läbi selle emotsiooni, et ma ei olnud üldse rahul sellega, kus ma toed kolin. Ma olin olnud 10 aastat Hansapangas, mis oli selline hästi agiilne, kasvav, vaba organisatsioon, hästi usaldav, hästi kiiresti edasi liikuv. Ja siis ostis Hansapanga ära Swedbank, mille tulemusena me läksime nagu palju traditsionaalsemaks. Ja üks hetk oli päris halb seis, me sõitsime koos 2 kolleegiga Rooma konverentsile, mina olin terve öö nutnud, lennujaamas ütlesin, et ma enam nii ei saa, ja siis 2 kolleegi kiitsid tagant, et no nii, nüüd me siis lõpuks saame siis oma asja teha. Ja siis me olimegi seal Roomas Termini raudteejaama tagapargis, sõime pitsat, jõime roosat veini, hästi kole koht. Ja siis seal siis sündiski see otsus. Algus on alati väga eriline. Siis sa ei mõtle, et asi läheb suureks. Siis sa lihtsalt iga päev mõtled sellele, kuidas edasi, kuidas kasvatada. Me ju lubasime üksteisele, kui me alustasime, et me ei kasva kunagi rohkem kui 30 inimest, sest me lõime ise endale koha, kus me iga hommik tahame tulla. Aga sa ei saa kasvu pidurdada. Ja nii see läks. Tuli järgmine klient ja mul on vajadus näha ja kogeda, kuidas minu ümber asjad kasvavad, kuidas inimesed arenevad, kuidas mingist väiksest mõttest, ideest kasvab midagi suurt ja ilusat. Ja mida ma eriti naudin on muidugi see, et kui sinu ümber on inimesed, kes alguses võib-olla ei oskagi nii hästi teha seda, mida me tahame teha. Ma ise ka ei oska. Ja siis üks hetk tekib sünergia ja me lähme ja me teame ja me teeme. Ja siis tuleb klient, kes ütleb, et yes. Töötaja valikul lähtun ma ikkagi esmalt sellest inimesest, selle inimese isikuomadustest, tema motivatsioonist, et silmad säravad ja et meie klapime, meie väärtused on samad. Ja erialased oskused, loomulikult on nad tähtsad, aga see kõik on õpitav. Kui inimesel on tahe, kui ta on andekas. Ma arvan, et kui sa teed seda, mida sa tõsiselt naudid, mida sa tõsiselt usud, siis tuleb ka kõik see muu, see raha ja kõik see muu tuleb kaasa. Kui ma nüüd vaatan tagasi, siis kindlasti ma olen palju aega, mis oleks võinud perele kuuluda, pannud oma firmadesse, äriarendamisse, töösse, aga ma ei ole kunagi vaadanud seda niimoodi, et see on pere arvelt võetud aeg. Minu jaoks on aeg, mis ma olen koos oma lastega, oma perega. See tähendab seda, et ma tõesti olen nendega koos. Mitte ma lihtsalt ei viibi ühes ruumis. Ja mul on 2 fantastilist tütart. Ja kui ma neid vaatan, siis ma arvan, et midagi on teinud õigesti. Lõpeta lause. Vilve Vene on maailma parim. Ema. Ja täis lause. Vilve Vene on maailma parim ema. Kiidan ennast.